Tere õhtust, head võrkpallisõbrad, on ilus laupäev, on võrkpalliõhtu järjekordselt. Tuleme siia eetrisse Audentese spordihallist, kus Elme Messerliiga järjekordsest tegelikult ka põhiturniiri nende võistkondade jaoks viimases mängus kohtuvad kodumeeskond Audentes Solarstone ja külalised siit samast nurga tagant Selver TalTech. Tänase kohtumise kohtunikud tutvustame ära ka. Marek Vitsur on esimene vilemees täna ja Erko Varblane hoolitseb teise vilemehena sündmuste eest. Vaatame korraks ka tabeliseisu. Näeme siin, et meie vastane täna Selver TalTech on 3. positsioonil ja Audentes Solarstone on viimane praegu ühe võiduga. Ehk siis tegelikult võib öelda, et Audentes Solarstone enam play-off mängudele ei pääse. Küll on aga tegelikult oluline mäng Selver TalTechi jaoks. Me näeme seal Pärnu võrkpalliklubi juhi Bigbank Tartu teine Elga Grafaite hingamas tegelikult Selverile seal nagu kuklasse ja rääkisin enne mängu Aavo Keelega, kes ütles, et neil on seda 3 punkti vaja, nii et jalga kindlasti lõdvaks ei lasta. Küll aga võib juhtuda see, et kui läheb kõik stsenaariumi järgi, nagu Keel on ise arvanud, selle libreto järgi, et TalTech on üle noortest meestest Audentes Solarstone'ist, siis ta on valmis ka teises skeemis mingeid taktikalisi vahetusi, nagu ta salapäraselt ütles, tegema. Me vaatame, kes seal platsile lähevad. Näeme siin number 3 Kaur-Erik Kais, number 4 Silver, number 4 on meil Kusti Nõlvak, number 6 on Hendrik Luuken, number 9 Andri Aganits, 16 on Joosep Põldmaa, 25 Andres Jefanov, libero Silver Maar ning teine libero number 11 on meil Georgi Sitnikov. Ja kodumeeskond Audentes Solarstone, Mati Juus, Karl Kreek, number 9 on Mart Vahter, number 10 on Regan Rohumets, number 11 Alex Antsi, number 13 Mark Norman Soome, liberona number 17 Arto Lepamets. Ja tänast mängu siis kommenteerin mina, Rando Soome üksinda, proovime hakkama saada. Loodetavasti võrkpall räägib iseenda eest. Siin on huvitavaid liigutusi, tasub jälgida, nagu me kõik teame, võrkpallisõbrad, kes on jälginud, teavad seda, et TalTech järjest nagu natukene tugevneb. Me näeme siin Silver Maari, kes Euroopast naases kodumaale ja Markus Keel on sidemängijana tagataskust papakeelel, aavokeelel võtta täna. Markus oli juba kaasas seal Leedu ja Riia turneer ja vaatame, kas täna siis ka Markus Keel mänguaega saab. Aga Regan Rohumets, Võrumees, Audentese, siis 11. klassi õpilane läheb servima. No mitmel korral on tegelikult Audentesel olnud neid võite, nagu geimi võite vähemalt võtta ja on ka võetud, aga nad suudaks kindlasti enamat, nii et tegelikult enesekindlus on see võtmesõna, mida noortel meestel sellest hooajast kõige rohkem taskusse oleks vaja panna. Ja Andres Jefanov, samamoodi Audentese mees, õpib Reganiga samas klassis, aga mängib TalTechi eest. Soome võetakse plokiga, Aganits pidurdab ära ja läheb sealt. No Aganits läheb ära, üks Euroopa paremaid blokeerijaid Aganits on, nii et tasuks vältida seda Aganitsa blokki seal. Ja Luuken, Hendrik Luuken, tempomees, kes võib-olla natuke vähe on mänguaega saanud ja teeniks ta kindlasti rohkem, aga olgem ausad, tempomeeste pink on seal väga võimas veel. Mihkel Varblane ootamas oma aega ja Kreek võitleb ilusti. Põldmaa. Üle tõstab Juus Soomele, mis teeb Soome? Jääb samale poole maha. Ja märkamatult 3-0 tablool. Juhtimas Selver TalTech. No Audenteses on puudu võistkonna kapten Kaspar Timusk ühena nendest diagonaalründaja, kellel siis üleeile oli põlveoperatsioon, nii et Kasparile kiiret paranemist. Ja vaatame, kuidas siis teised mehed hakkama saavad. Samuti Kristjan Lehiste on puudu, kes käis sõrmeoperatsioonil, vaatasin, käsi oli täna
teibitud, et mängib täna muusikat siin ja 4-0 seis. Hendrik Luuken. Ja nüüd lööb ära, nüüd lööb keskelt Mart Vahter ära, Saaremaa mees, et tegelikult neid punkte on vaja, et selline hetkel noortel meestel surnud punkt, et ei ole palle maha saadud. Karl Kreek servimas, kellel on väga mitmekülgsed servid ja vaatame, millise nendest ta täna välja tõmbab. Maar saab ilusti vastu, Põldmaa ja lööb kõrgelt ja lööb maha. No Põldmaa on olnud, ma arvan, paljude jaoks Joosep Põldmaa tänavu selline positiivne, näidu üllatus on võib-olla palju öeldud, aga ikkagi suhteliselt noore mehena bravuurikalt TalTechi ennast nagu sisse on mänginud ja auga seda teinud. Andres Jevfanov, kes on siis mitmetes erinevates edetabelites seal esikolmikus, muuhulgas ka servia parima servijana või teiseks parima servijana. Sees pall näeme siit ülevalt. No tegi Andres seal, mis ta tegi, mõtles, et mängin või ei mängi, aga vana reegel ütleb, et pigem kui kindel ei ole mängi. Ja Mart Vahter. Nii, Jevfanov jalad maas, Rohumets ja võrumehed omavahel. Antsi seal tegi esimesed tempot. Ja tsoonist 6, no ei jää maha. Aga esimene kohtunik Marek Vitsur. Jah, vilistas igal juhul, mis iganes see nüüd oli, hästi ei näinud, kas oli pall maas või mis, aga igal juhul punkt, mis läheb faktina kirja, on Audentesele 3-5, vaadates kodumeeskonna pool. No liiga palju on tegelikult servi vigu olnud Audentes Solarstone'il, et mitte täna, vaid üleüldse võib-olla selle kogu hooaja lõikes, et natuke sellist stabiilsust. Kui saadakse serv üle, see on juba suur samm edu suunas, nii et sellega tasuks jah, nagu vastaseid ikkagi lüüa. Põldmaa. Tõstetakse Kreegile. Ja Jevfanov. Karistab ära, lööb palli platsile. No Andres Jevfanov tõesti selle hooaja komeet, noor mees, 17-aastane ja kindlasti väga suur tulevik. Oliver Vennoga teda paljud võrdlevad, et vaatame, kuhu see mees küll välja jõuab. Ja Mark Norman Soome läheb siis servima täna diagonaalründaja rollis. Ja võetakse vastu, Kais võtab vastu. Ja tempo lööb maha. Ja Andri Aganits oli see mees. No ütleme, tegelikult järjest on siin TalTech noppinud selliseid maasikaid oma võistkonda, et kui alguses räägiti seal noorte meeskonnast ja lähme noortega, siis riburada pidi on tulnud Andri Aganits, on tulnud Silver Maar, Markus Keel, eks ju, selles mõttes huvitavaid arenguid on, aga nagu Keel ütles, et kedagi pole otseselt nagu meeletult otsitud, pigem on elu, nagu ta ise ütles, et neil on olnud õnne, et elu on ise lükanud nagu ette sellised mehed, kes on jäänud kusagilt ilma lepinguta, kõik sellised asjad ja noh, selle on siis TalTech endale toonud. No Mati Juus, kes üks nendest kahest mehest, kes ei õpi Audenteses praegu, tõsi on selle kooli küll lõpetanud, eelmisel aastal Pärnu meeskonnas oli ja nüüd on siis noortele meestele toeks kogenumana. Nii, Arto Lepamets võtab ilusti kätte Soomele ja Soome lööb 3 tagant ära. No väga on vaja jah neid punkte Audentesele, et mitte Aavo Keel ei saaks teises skeemis oma seda grande planet ellu viia, et hakata mingeid suuri vangerdusi tegema. Vaatame, kas see õnnestub. Antsi.
Ja täna on tegelikult, kui Selver või Audentes Solarstone on mänginud siin 2 tempoga Alex Antsi ja Mart Vahter, siis täna on üks käik juures Lauris Jetselnieksil, võistkonna lätlasest peatreeneril. Nimelt on kohal ka Joonah Marten Üprus, number 8, kes vahepeal oli nagu vigastatud ja vaatasin soojendusel, et täitsa oli äksi täis ja ma usun, et ka mingi hetk Üprust me platsil näeme. Kreek ja võetakse nüüd kinni Luukeni poolt. No meeletu hüppega on Karl Kreek, et suudab väga selliselt kavalaid lahendusi pakkuda, kui servimas on Kaur-Erik Kais, teada-tuntud mees rannaliivalt, nagu ka Kusti Nõlvak. Ja nüüd teeb ja otsib seda tarka lahendust, aga ei jää maha Kais ja tuleb 3 tagant, võtab. No jah, siin ongi tegelikult lööb välja see, et TalTechi meestel seda kogemust on ja julgust seda mängu või punkti otsustada on ilmselt hetkel rohkem kui noortel 16, 17, 18 aastastel Audentese õpilastel. Kreek ise ja lööb kätest ja lööb ilusti. Ootas ära ja läks plokiladast lööma, ei läinud seekord seda plokki otsima, sest plokk, olgem ausad, TalTechil on väga kõrge. Regan Rohumets servimas. Põldmaa võtab vastu ja keskelt tuleb Luuken. No nagu öeldud, Luuken on võib-olla vähe mänguaega saanud teenimatultki, et tegelikult siin on ka väga perspektiivikas noor mängumees, et üldse imesta, kui õige peaga välismaale siirdumas on, et eks me näe. Ta läheb ise servima. Ja praegu Arto Lepamets otsustas, et ei võta. Aga Luuken sokutas selle palli sinna täpselt tagajoonele. No ja nüüd oli selgelt autis. 8-14, kui servimas Karl Kreek, isa Arto Kreek Prantsusmaal mängimas Karlil ja teise ampluaaga Karl on, et ei ole tempomees, vaid osav selline nurgaründaja. Hea serv aga Silver Maarile ja Maar leiab või seal Kais leiab selle vaba koha üles Audepoiste platsil. Ja Jefanov, kes on siis diagonaalründajana läbimurdehooaja teinud, oli ka esimesel kuul, äkki oli oktoobrikuu, Elmer Messer liiga parim mängija. Ja no selliseid pomme paneb. Ja Juus lööb kätest ära, see oli osav. Näitab rannaspetsialist Kusti Nõlvak, et minu viga. Ja nüüd näeme ka seda topeltvahetusena, et platsile tuleb Markus Keel ja Jan Stoog. Jan Stoog siis eelmisel aastal mängis Selveri esiliiga meeskonnas, on siis Selveri kasvandik, suhteliselt ka noor mees. Et vaatame, mis siis nende topeltvahetus, millisena hakkab välja nägema. Markus Keel seal tõstmas, kui Mart Vahter servib. Ja Stoog võetakse kinni, Rohumets tõstab ja lööb ära, aga no, Maa võtab üles. Ja Soome võtab üles, tõstab Juus. No praegu Stoog üritab siuke osavaid liigutusi, hästi Antsi võtab kinni. Aga lööb ära seal jõuga Joosep Põldmaa. No kui Markus Keelest rääkida, siis ka uurisin Aavo Keelelt, et miks siis Markus ära tuli, mis seal Rumeenias juhtus. Ütles, et ei, tegelikult midagi ei juhtunud, et pigem nagu polnud isegi mingi mänguline, aga pigem oli mingi bürokraatlik masinavärgi vahele jäämine, et tuli mingi reglement, kus teatud arv kohalikke peab mängima ja nii ta kuidagi läks, et Markus kodumaale naasma pidi, aga teada-tuntud fakt see, et Markus ka hooaja alguses ju oli juba lepingu teinud. Kui siin Mark Norman Soome lööb vahepeal palli maha ja seisus 10-16 ja võetakse topeltvahetus, kus samasugune vahetus nagu tegi TalTech ehk siis diagonaalründaja Soome asemel tulekul Steven-Martti Lillipuu
ja sidemängija asemel Patrik Saimre. Lillipuu siis Türi poiss, esimest aastat Audenteses. Ei, teist aastat, vabandust, jah, juba vanem oli ja kuigi käib 10. klassis. Lillipuu tõstab. Ja nüüd Mati Juus. No Mati Juus oli väga hea eelmises mängus, kui Audentes pidas oma kodumängu Põltsamaal, et näidata ka kohalikule publikule nagu tippvõrkpalli, kui vastaseks oli Bigbank Tartu. Ei mänginud Tartu seal oma parima koosseisuga, Alar Rikberg seal tegi erinevaid vangerdusi, aga oli poistel tegelikult kõigis 3 game'is ära võtta see game, aga eks seal oli 23-25 ja 23-25. Ja nüüd mingi selline asetusviga vilistatakse ära. Marek Vitsur märkas, et ebakorrektne oli seal olukord. Ja Andri Aganits paneb sellist, suudab hüüa ka kõva hüppelt servi. Lillipuu, Saimre, ei jää maha. Kais, no siin Kais üritab piki piiri sellist rannamehe kõksu. Jah, aga paraku jah, poiste blokk oli ees siin ja uus võimalus. Mati Juus. Samamoodi heade servidega Mati silma jäänud. Ja selline innustav, tegelikult poistele on sellist nii-öelda natuke vanemat, kogenumat meest vaja ja kuuldavasti Mati on ka selle rolli väga hästi täitnud. Et pigem on positiivne ja innustav ja see on hästi oluline. Stoog, Jan Stoog siis vahepeal juba tundus, et on kadunud võrkpallipildist, aga nüüd ilmus siis välja poole hooaja pealt samamoodi Selver Taldehi ridades. No praegu mänglevalt ja läheb selle Aavo Keele libreto järgi, mis ta arvas ja planeeris, et võistkond domineerib, surub peale kõvade servidega oma mängu ja nii ta on. Stoog jätkab. Aga Arto Lepamets hästi käes, annab temposse, ei jää maha. Keel tõstab. Ai ja kaitse. Kaitse oli hea, Põldmaa löök oli hea ja praegu Kais külmavereliselt ei läinud seda palli võtma. Aga no eks seis 21-11 võtab ka need pinged maha ja võib neid selliseid riske võtta. Jää pall maha Stoogile 3 taha, Tross tundub siit ja küllap oligi. Ja näeme platsil ka tempomeeste vahetus, tundub niimoodi, et Joonah Marten Üprus number 8 kraabib ukse taga jalgu kapju, et tulla platsile Alex Antsi asemel. Antsi on tegelikult häid mänge siin vahepeal teinud plokis pika mehena, vägagi resultatiivne olnud ja oma tööga rünnakul ära teinud. Üprus servimas, Üpruse vanem vend siis Euroopas ka mängimas, nii et võrkpallidynastiat sealgi olemas. Ja suure hüppega, kõrge hüppega raputas need liivad sealt liivaterad varba vahelt välja ja lõi selle palli rannamehed omavahel, ütleme nii. Nõlvak ja Kais. Kais vasaku käega keerutab seal Juusi peale. Ai, nüüd oli ilus. Mart Vahter siis teine, nagu öeldud, Juusi kõrval, kes on selline valem kolleeg noortele, et Rohumets ja Saimre tagasi, Soome ja Lillipuu tagasi. Jäi pooleli, et Mart Vahter siis eelmisel aastal Tallinna Ülikoolis esiliigas mängis 20, no nüüd ma ütlen puusalt, aga 23-24 aastane tudeng ja samamoodi tugevdamas siis tempoosakonda Audenteses. Regan Rohumets.
ja Jefanov. No eks Jefanovi vastu ka Audentese poistel on selge natuke ütleme rohkem võib-olla emotsiooni mängus, et on ju nii-öelda klassivennaga tegemist ja Audentese õpilasega ja ikka üritatakse plokki ette saada, aga Jefanovit on raske pidurdada ja siin on tõesti mees, kellel on kindlasti võrkpallis väga helge tulevik. Luuken. Ja nüüd ilusti joonistab sealt keskelt sellise kauni pintsli tõmbega Mart Vahter selle palli Selver Taldechi põranda poolele. Kreek. Maar võtab vastu. Põldma. No ei saa üles praegu. Samas Rohumets selle üles tõi, et nii. Ja läheb järjekordset pommi panema Andres Jefanov. Mehel siis pikkust 207 või sinna kanti sentimeetrit. Ja tark lahendus. Ei lähe raiuma, lööb vaid sellise toksu sinna. 14.25 vaadates Audentse poolel. Lähme reklaamipausile. Mul juhtus töölt tõsiselt suur äpardus. Olin just vahetust alustanud, kui märkasin, et üks klient vaatas saade, mis tundus nii põnev, et ei suutnud silmi ära pöörata. Ja siis see juhtus. Olin üleni toiduga koos. Telial on ikka tõsiselt palju head meelelahutust. Eksklusiivsed saated Inspiras, populaarne streaming-teenus Netflix ja nüüd ka HBO Max. Ära jää ilma, liitu Telia TV-ga. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks.
Alaska originaal. Ja tegelikult kindlasti Laurise filosoofia on see, et tõesti võimalikult paljud noormängijad saaksid kogemusi ja ikkagi ta otsib seda võiduvõtit, millega võtta kõigepealt game ja siis juba natuke ambitsioonikamaid eesmärke ette võtta. No, ühe võidu noored mehed on tänavu saanud, kui Jekapilsi Luusid siin kodusaalis 3-1 võideti. Väga oluline see psühholoogiliselt oli. Saimre ja nüüd kavalalt Saimre üle Varblase. No näed, kui ma rääkisin siin, et on uusi või teeb erinevaid vahetusi, siis juba ongi siin tempomees Varblane platsil, samamoodi norralane number 15 Mats Rones. Hooaja alguses ka oli põhikoosseisus ja on ilmselt üsna selline hea tagataskurelv kindlasti Avo Keele jaoks nurgasektsioonis. Luuken Varblane siis tempo, duo ja Põldmaa jätkab koos Rodnesiga nurgas. Väga ebameeldiv serv on Mihkel Varblasele, tundub küll, et lööb sellist. Soome lööb kätega, julge löök oli. Keel tõstab. Ja sai jääb maha. No, Jefanov mängib peaga, ei lähe alati raiuma, vaid tegelikult leiab selle tühja koha üles, et väga mitmekülgne Jefanov on ja paljud võib-olla ei tea, et tegelikult noorpõlves Jefanov ka sidemängijana on mänginud, nii et tegelikult väga mõistlikult on ka Selver klubina Jefanovit mängijana kasvatanud, et oleks mitmekülgne. Soomele. Nii, Varblane, oi ja mis nüüd oli, tõstetakse siit ja Soome veel lööb ja sealt juba läbi ei löö, on Luuken vastas koos Jefanoviga, et ütleme nii, et Eesti üks kõrgemaid blokke ja Varblane läheb servi, 7-1 on juba tõmmanud Selver endale vahe sisse, et ja kindlasti kogemused ja osavus on praegu vanemate meeste poolel. Ja nüüd vähemalt saab Vahter palli maha, saab samm edasi minna noortel meestel. Ja läheb Patrik Saimre, Selveri kasvandik. Saimrega samamoodi väga mitmekülgne. Võtab hästi servi vastu, on kavala serviga samamoodi.
vaatame, millise oma arsenalist ta praegu välja võtab. Planeeriv. Minu käes on ka esimese game'i statistika, et kiirelt suuremad punktitoojad Audenteses 2 punkti toonud Juus, Kreek ja Soome. Vahter 3 punkti, 1 punkti toonud statistika järgi Arto Lepamets. Ja huvitav. Samas Selver Taldechis 4 punkti Kais, 3 peal Luuken, Aganits ja 4 peal Põldmaa ja 5 peal Jefanov. Ja Jefanov on siin juba kenasti neid punkte juurde võtnud. No, plokid esimeses game'is 1-1 võrdne, no vahe oli kindlasti sees servi vastuvõtus, kui noortel poistel 43%, siis Selver Taldechil 64% ja servid 3 ässa valgesärklastelt ja 0 ässa Audentese poistelt. Ja Kreek tuleb võimsa hooga ja lööb selle palli maha. No on iga punkt veel kord kullakaaluga noortele meestele, tuletame meelde. 16, 17, 18 aastased poisid. Eesti Võrkpalliliidu tänavune selline julge ja ambitsioonikas projekt tuua noored mängima liigasse on ennast õigustanud, hoolimata sellest, et on nagu kaotusi tulnud. Nad on ka psühholoogiliselt sellega hästi nagu, niivõrd-kuivõrd hästi hakkama saanud, aga seda oli ka teada, et ega nad kohe esimesel aastal liigat ju võitma ei lähe. Aga Lauri Sietselneks on ka öelnud, et see on ennast õigustanud ja jätkatakse samamoodi ja ka järgmisel hooajal. Rodnes. Saimre võtab kenasti vastu. Soomele kiire, aga siin oli päris osavalt, hakkas viskama sinna nurka. Ja aga ei jää maha. Tuuakse üles ja läheb praegu Jefanov täiega lööma, aga jällegi kiidame Jefanovit, midagi pole öelda. Väga raske positsioon, väänles nagu vihmauss seal, et saada sinna nii-öelda löögile ja mõte oli ju õilis ja hea ja tark, et otsida neid plokilatvu. Mark Norman Soome, 16-aastane, 198 sentimeetrine täna diagonaal. Ju paneb sinna ja võtab ilusti üles, kes tõstab. Kreek on neid asju hea mees läget lahendama, aga ootas oma poolt julgestust. No esimeses game'is, kui neid rünnakuprotsente vaadata, siis jah, selgelt ikkagi Taldechil on need suuremad ja võimsamad numbrid seal. Aganits 67 tempomeestest, Kais 57, samal ajal kui Soome 40, 20%, Juus 29, Kreek seal rünnakuprotsendid. No 10-6 tundus küll, et Audentes Selver Taldech rebib ennast väga kõvasti ette, aga ikkagi vaikselt Audentes Solarstone järgi on tulemas. Karl Kreek. Ja keerutab sinna Silver Maari peale. Eesti koondise libero. Ja 2 käega lükkab, no jah, siin korrektset plokki ootaks, aga eks ta keeruline element ole see plokk. Markus Keel läheb siis servima. Teatavasti ka Markuse vanem vend Martti Keel ju pikalt mängis Eesti koondises, mängis Eesti liigas ja nüüd teeb kohe kas siis esimese ässa Elmer Messe liigas, ja jätkab servimist. No play-off mänge silmas pidades Keele sisseajamine ongi väga oluline, et tõstab Saimrele. Kreek. Soome läks sinna väga raskesse kohta ja jääb seal hätta. No praeguse seisuga on tulekul Selver Taldechile vastu Riia meeskond play-offis, aga siin võib veel muudatusi tulla, sest viimaseid voore mängitakse, seal on leedukad lähedal. Mingeid otsuseid teeb Võru, nii et eks näis, kuidas elu näitab. Saimre lööb kätest, hästi, see oli oluline punkt jällegi saada sellest punnseisust üle, 7-13. Ja Aleksantsi servimas.
no võtab praegu tuule alla see Antsi serv ja Selver Taldeh läinud 14-7 juhtima. Kas näeme ka platsil kolmandat sidemängijat, vähemalt Aavo Keel seal Tristan Urbiga diskussiooni peab ja vaatame, kas näeme ka Tristanit täna platsile tulekul. Saimre, oi, läheb proovima Varblase plokki. Jah, seal peab olema kindlustused korras, et Varblase plokki lüüa, sest nii kiiresti tuleb sealt tagasi. Varblane ja Jefanov samamoodi, mitte just unelmate plokk lööjate jaoks. Põldmaa lööb auti. No Põldmaa, nagu öeldud juba, hästi mänginud, et tegelikult ei ole nüüd meeletult pika mängumehega, aga küll on osav, võtab hästi servi vastu, hüppab, teeb oma osa selles osas ära, nii et Aavo Keel on teda vägagi hakanud usaldama ja kui vahepeal tundus, et annab lihtsalt mänguaega, siis mulle nagu praegu tundub, et ta on isegi selle koha põhikuuikus võtnud Mats Ronesilt nagu endale, et kuigi Rones on praegu platsil, aga norralane alustas hooaega tegelikult väga hästi Rones, aga nüüd on kuidagi viimastel aegadel natukene võib-olla tulnud kevadmasendus peale. Jefanov jällegi kavalalt lööb, kõrgelt võtab ja nüüd tuleb, näeme ka platsil üle pika aja, et mitte öelda mina vähemalt esimest korda sellist meest nagu Mihhail Kalinit. Kalin siis veel eelmine aasta oli Selveri A-klassi meeskonnas tempomees, tegelikult sellise päris nagu võimsa plokiga ja selline huvitav kuju. Saimre võtab Jefanov ilusti selle. Rones, plokk on ees ja jätkab Rones. Opa! Ai, praegu Regan Rohumets mõtles üle ja pall lendas antenni, et kaval tahtis olla ja kaval tuleb olla, aga paraku ta nii läks. 17-9. No on raske, tegelikult kindlasti võib ka nagu mõista nagu noori mehi, et kui sul on ikkagi nagu selline tasemevahe ja sind ikkagi nagu surutakse, et kaotusseisus on nagu raske sellist nagu töömoraali ja head meeleolu üleval hoida, aga tuleb, eks ta on selline. Nii, Regan Rohumets võtab üles. Kreek tõstab Soomele. Ja Soome lööb õnnega pooleks selle palli maha, kui üks nendest blokkijatest oli võrgus. Ja Patrik Saimre ise läheb servijoone taha. Ja Sitnikov, näeme ka uut liberot platsil, et Silver Maar hinge tõmbamas ja Sitnikov samamoodi neid Selveri noori, kellest hooaja alguses oli jutt. Rones. No need on sellised kohad, kas jah, peab hüppama, aga see on tagantjärgi tarkus, et kui see tõste on võrgust eemal. Jan Stoog tuleb välja. Tuleb sisse ja Markus Keel tuleb välja. Nii et jah, nüüd on neid Selveri noori, nagu, millest on hooaja alguses oli jutt, on nagu päris korralikult platsi peal. Jefanov ei halasta. No eelmisel nädalal tegelikult ma imestangi, et Jefanov nii heas hoos praegu on, sest veel eelmisel nädalal Leedu ja Riia turnee ajal oli Jefanov väidetavalt ka lausa haiglas. Sellise tugeva, pigem nagu sellise gripi moodi asjaga, aga täitsa haiglas oli. Ja nüüd juba nii hästi nagu on taastunud sellest. Kreek läheb otsima ploki latva, aga no ei leia seda. No 20-10, jah. Olukord on Audentest vaadates tiba keeruline. Ikke, Rahu siis noor Pärnu mängija. Tuuakse platsile. No Laurisel on kombeks, et kui trumm on läinud, siis võtta neid riske, et juhul kui need pulgad lähevad, no las ta olla, aga igal juhul noored mehed saavad mänguaega, et Eke Rahu siis esimest aastat Audenteses Pärnust tulnud ja Steven-Martin Lillipuu siis nagu juba öeldud Türimees. No lööb Jefanov neid ässasid küll täna nii Audentese arvelt üsna palju. Pakun puusalt, et neid on siuke 3-4 täna tulnud.
ja ei ole Lauris tegelikult selle otsusega rahul. Kasutab nüüd ära tehnika imelise maailma, võtab vaide. Samal ajal ka poistele nõu andes seal. No siit kõrgelt pilvepiirilt, kus siin kommentaatori laud on, vaadates tundus, et küllap ta ikkagi oli sees. Et ma arvan, et sealt nagu otsuse muutatust ei tule, aga on treeneril eks ju õigus 2 korda geimi jooksul see vaie võtta ja kui need vaided on õiged, siis muudku see 2 korda siis võtta palju lõpmatult neid, kui võtad õigeid vaideid. Ja vaatavad pildi pealt seal eelkõige Marek Vitsur ja kinnitab oma otsuse, et nii on ja Jefanov sai oma ässa punkti auga välja teenitud. Eikerahu võtab vastu Soomele. Ja ei jää maha ja jääb ikkagi. Jah, patuga pooleks praegu, aga võtab see kaitse ja siin ongi nagu noortel meestel, lüüakse küll, nad löövad küll mööda, aga ikkagi see kogenud mängijate kaitsemäng, et see palli maha saada, see on nii kõva töö taga. Ja nüüd näeme Tristan Urbi, hea meel näha ajaloohuvilistele, öelgem, et Tristani vanaisa on Andres Kuin, Võru tuntud manalateene paraku läinud võrkpallitreener, väga legendaarne ja hea meel Tristanit näha täna platsil. Annab Tristan. Ei jää Ronestil pall maha. Kaalin ei jää maha. No jah, kuidagi praegu jäid nagu noored mehed plokiga seal hätta. Rones servimas, 22-11. No ütleks, et õnne on ka, aga eks see õnn soosib tugevaid, et paraku nii on. Nende tähtsa söötudega, et sinna piiridesse Selver Taldek neid palle lööb täna. Soome servimas, et võetakse ilusti vastu. Ja nüüd Steven Martti Lillipuu võtab üksi plokiga kinni. Põldmaa ja Soome jätkab. Ja antenni kaudu läheb pall siis Selver Taldechile. Ja Kaalin panemas mängu teise geimi esimest geimpalli. Jää maha Antsi löök. Rahu annab. Lillipuu pika hüppega lööb selle maha teisele poole. Soome mängib. Lillipuu. Ja Rahu lööb selle palli kätest ja lööb välja. No ei saanud veel. Ja Eikerahu ise servimas. Päris võrgu lähedalt tuli Stoog. Ja Jan Stoog lööb palli maha. 25-14 teine game Selver Taldechile ja õige pea tuleme tagasi reklaamipausilt.
mul juhtus töölt tõsiselt suur äpardus. Olin just vahetust alustanud, kui märkasin, et üks klient vaatas saade, mis tundus nii põnev, et ei suutnud silmi ära pöörata. Ja siis see juhtus. Olin üleni toiduga koos. Telial on ikka tõsiselt palju head meelelahutust. Eksklusiivsed saated Inspiras, populaarne streaming-teenus Netflix ja nüüd ka HBO Max. Ära jää ilma. Liitu Telia TV-ga. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Üllatusteks valmis. Coolbet. Terminal. Bigbank Tartu esindusmeeskonna suurtoetaja. Tartu toetab tippsporti. Koos loome tugevama ja tervema kogukonna, pakume elamusi ja hoiame Tartu vaimu. Terve Tartu võidab. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Mäng siin Audentese spordihallis jätkub, kohtuvad siis kodumeeskonda Audentese Solarstone ning külalised Selver Taldech. No 2-0, Selver Taldech ees 14-25, 14-25, et praegu selged seljavõitu on Selver Taldech võtmas, aga mäng ei ole veel mängitud, erinevaid vahetusi teevad võistkonnad. Vaatame siit, noorema koosseisuga jätkab Selver Taldech, on temposse toonud Mihhail Kalini ja vahetanud ka Audentese Solarstone. Platsile tulnud Mati Juus. Ja Kalin läheb ka servima, et Selver Taldech siis 1-0 ees, kolmandat geimi mängime. Lepamets ja Lillipuu on sidemängijana tulnud sisse. Kalin tõstab.
No teise game'i statistika, mis ta räägib? Räägib selle, et noortemeeste punktid suhteliselt kivi all, siin 2 punkti toonud Saimre, Soome ja siis on juba 1 punktiga Lillipuu, Ekerahu ja Karl Kreek. Samal ajal kui Selver Taldehil on 5 punkti mees Mats Rones, 7 punkti mees Andres Jefanov, 2 punkti mees Joosep Põldmaa ja siis Luuken Henrik 1, Varblane 1, Stoog 1 ja Keel Markus 1. No see oli vastuvõtt jällegi kogenumatel parem 55-32 ja ka kõik muud näitajad, plokid 4-1 Selver Taldehile ja ässad 4-0 Taldehile, nii et samal ajal jällegi servi vigu mõlemal 3. Andres Jefanov, kelle ma kahtlusin, et ässasid on juba ligi 4, on statistika järgi neid teises game'is olnud 2. Esimeses 3, nii et 3 ässa on löönud siin 2 game'i peale. Lillipuu ja leiab keskelt üles Aleksantsi. No Lillipuu võib-olla jah, natuke vähem saanud mänguaega ja kui Regan Rohumets, aga ikkagi järjest rohkem seda võtmas on Lauri Sietselnieks ka ja nagu öeldud, väga suure sellise nii-öelda laia spektriga mängitab mängijaid. Nii et päevavorm otsustab, hästi Kreek saab üle ja Saimre. Maar ja kiire Ronessile, väga hea kiire tõsta keelelt. Ja tuuakse ära seegi. Ja oli siin juba näha, et Roness läheb kätest viskama Lillipuu kätest. No eks need olegi need mängu lugemise asjad ja eks need aastatega tulevad ja seda siin ka koolipoisid saamas on, et meeste mäng on ikkagi meeste mäng, aga see kannab dividende. See kannab kividende, nii et järgmine aasta ja õige pea need siin on mängumehi tulekul küll ja veel. Kui Rones servib võrku. No Mati Juus servimas siis. Nagu öeldud, Juus on siis Audentese vilistlane, mänginud samas võistkonnas koos Tristan Tähe ja Tristan Urbiga, õppinud ka koos Audenteses, nii et sellest aastakäigust siin mängumehi täitsa tulnud on. Hendrik Luuken läheb servima. Ja Aavo Keel on rahulik, no mis iga rahulik olla, kui mäng kulgeb nagu unelm. Ei jää Saimre hani maha ja ei jää ka Lillipuu löök maha. No Keel natukene, kui rääkisin Aavo Keelega jah enne mängu, siis oli natukene kriitiline nende ütlejate peale, kes ütlevad, näed, et Selver pidi ju hull noorte meeskond olema, aga nüüd on pool koondist siin kohal, et nagu ta kordas, et õnne on olnud. Ja lihtsalt need mängijad, kes kuskil ripakil on olnud, nagu näiteks Andri Aganits, kes pikalt oli siin Eestis ja otsis endale klubi, treenis. Siin-seal käis korra isegi Audentesega noortetrennis inspireerimas noori ja siis lõpuks lepingu Selver Taldehiga. Aleksantsi. Silver Maar. Rones ja lööb tsoonist 6 auti. Jätkab Aleksantsi. Antsla vallast pärit mängumees, kes siis on Audentese lõpuklassis praegu. Ja jällegi Jefanov ei halasta. Läheb ilusti, kerib ennast sealt üles ja lööb palli maha. Selgelt madal. Keel temposse ja Kaalin lööb oma punktid. Ei ole väga Kaalinit mängimas näinud, et võib-olla isegi esimesed punktid tänavu Helme Meistriliigas, et nagu siis öeldud, eelmine aasta veel Selveri A-klassi meeskonnas mängis. Nii aasta ka 2006.
ja Lauri Seetselneksi süütenöör praegu oli üsna lühike. Mattius võetakse välja, Eke Rahu läheb platsile. Kohe servi vastuvõtja kohale, nii et mees ikkagi külma vette visatakse. Libiseb üle käte. Ja Kaalin jätkab seal keskelt vajutamist. No nagu öeldud, Kaalin pikk mees on, et siuke 2 meetri kanti. No ja nüüd läheb Laurise vahetusrulett tööle, et Üprus sisse, Mart Vahter välja. Ja võtab ilusti vastu praegu Eke, Rahu ja Üprus ka kohel selle palli maha lööb. Lillipuu. Põldmaa võtab ise ja jätkab sealt. Ei jää praegu maha, Lillipuu tõstab. Ja praegu koksab Karl Kreek selle kenasti ploki taha. Ja 70, natukene hapnikku noortele poistele. Et see leek jällegi põlema läheks. Lillipuu. Rones annab nurka Jefanovile ja sealt lööb maha. No Jefanov, nagu öeldud, erinevates nii-öelda edetabelites figureerib seal kindlasti suurimate punktitoojate seas on ta teine ja samamoodi suurimate ässalööjate seas on minu meelest teine või kolmas, nii et no lihtsalt superhooaega tegemas on. Ja keskelt Üprus. Ja tuleb ka järjekordne vahetus, võetakse välja Patrik Saimre ja platsile tuleb number 6 Jesper Neuhaus, kelle isa Jarmo Neuhaus siis pikka aega mängis ka Selveris ja täna ka vaatamas poja mängu siin saalis on. Neuhaus servib. Kiire Ronesile ja sealt juba antakse kiire tõste tõesti. Rones tänab ja lööb selle maha. Kaalin servimas. Seevõrd läheb outi. Suhteliselt vähe on jah, nagu öeldud, Taldek teinud servi vigu, et hoidnud servi kvaliteetse ja samas ka ohtlikuna. Üprus, kes siis vigastuse pausilt on tagasi tulnud. Ja lööb ilusti sinna nurka, tsooni 5 nurka, Andres Jefanov selle palli ässaks. No ilmselt 5 äss tänases mängus. Ja sõidab rindkeresse see pall Alex Antsile. No nägi, viskas see Jefanov natuke selle palli liiga ette, aga ilusti nii-öelda parandas selle viskevea ja tegi väga targa lahenduse. 15-9. Selver Taldek siis ees ja tüürimas siis põhiturniiri viimase mängu võidu suunas. Ja Eke Rahu praegu
natukene võib-olla tormas liiga sinna sisse, et ootas kiiremat tõstet. No imetlusväärse stabiilsusega Andres Jefanov neid serve sinna platsile sokutab ja Jan Stoogi platsile tuuakse lausa nõnda, et Markus Keel tuleb välja ja vaatame, kes siis vajadusel sidemängija kohuseid täidab, kas temporündaja Luuken. Ja lahendus Kreegilt. Ja Kreek ise servimas. 10-17. Trossi kaudu. Ja praegu noortemeeste blokk oli selline, lasi seal vahele lüüa Ronessil. Lipu tõstab ja Kreek lööb kätest ära. Eke Rahu siis servijoone taga. Paneb sellise hüppelt planeeriva. Võetakse vastu. Lipu tõstab ja Neuhaus. Aga paraku olid seal Luukeni käed ees. Ta oli raske positsioon ka lüüa Neuhausile. Ega see lihtne ei ole. Ja jääb hätta Neuhaus praegu servi vastuvõtuga, et järjekord näs siis Selver Taldehile ja seda korda Luukeni poolt. Uuesti Neuhausile. Ja on hädas Neuhaus seal, kui serv on halvasti käes, siis jah, on seda ka raske maha saada, et see on võrkpalli vana tõde. No jätkab Luuken, jah, 21-11, et eks ilmselt võitjas kahtlust ei ole, aga mängime lõpuni ja väga ebamugava sellise nurga alt tuleb see Ronessi serv, et küpsetatakse seal Neuhausi. Nii, nüüd on võimalus Audentes Solarstone'il punktiarvet lisada. Aleksantsi servimas, hüprus tuleb tempomeestest sinna ette. Koos Lillipuu ja Neuhausiga seal esiliinis ollakse. Aleksantsi. Selja taha. Ja jääb maha seal Kaalini vise. Jan Stoog siis võimsa hüppega selline diagonaalründajana, ta on hästi palju mänginud ka noorteklassis, et Lillipuu võtab vastu. Ei jää maha. Urb tõstab. Ja Stoog lööb ära. 3 tagant. Jah, 24-12 oleme jõudnud siis esimese matšpallini ja Jan Stoog seda mängu panemas on.
ja kõva serv. Ja ikkagi jääb maha Kreegil see pall. 13-24 veel sellist kosmeetikat punktidesse, statistikasse, kõigesse Audentes Solarstone tegemas on, kui Lillipuu teist matšpalli mängu panemas. No siin natuke võib-olla oli arusaamatus, et kuhu Tristan Orb seda palli tõsta tahtis. Ja lõpetab Põldmaa selle mängu 14-25, kõik 3 game'i siis 14-14-14-25 tulemusega lõppesid. Õnnitleme Selvert Altechi ja sellega on siis nagu põhiturniir lõppenud. Õige pea siis play-off mängud ootamas. Tunnustame ka noori poisse, kes tegelikult on ju palju kogemusi saanud ja hea hooaja mänginud. Kõike head ja kohtumisteni järgmistes mängudes.